Kõigepealt võib-olla sissejuhatuseks, et siin on Rio teemaline analüüsiv konverents, siis üleeile oli meil ka tippspordikomisjoni koosolek, kus me tegelikult andsime siis hinnangu ka Rio olümpia esinejatele ja meie nägemust pidi oli olümpia esinemine hinnet väärt, mis on hea. Et nüüd võrrelda varasemata Eesti ja olümpiatega siin viimastega, siis Barcelona oli küll igatepidi kõige edukam teatud näitajate poolest, aga medaleid me seekord küll ei saanud nii palju võib-olla kui siin varasematel olümpiatel, aga sellest oli meil nii punktiarvestuses, mis peab Rahvusvaheline Olümpiakomitee, kui ka ikka esikümneses sportlaste arvuga olime väga heas seisus, nii et selles mõttes hindasime seda esinemist väga heaks. Aga ma võib-olla nüüd rütten, ennem kui nende rahaasjade peale läheme, võib-olla paar põhilist muudatust ära, mis ju EOK-s üldse on toimunud. Kevadel sai ju valitud uus president, uus täitekomitee ja võib-olla kaks sellist suuremat muudatust, mis mina näen selles protsessis, on nüüd see, et kõigepealt on Urmas Sõõrumaa toonud sisse, et kõik täitekomitee liikmed on saanud endale alaliidud, mida nad kureerivad. Ehk et siis see on see, et ka täitekomitee liikmed kõik peavad nagu vaeva nägema tööd tegema ja ka alaliitudel on oma isik, siis, kelle läbi seda kontakti saada. Ja kui te vaatate nüüd, neid tulevad ülevalt alla tabelid, ühel pool on Tõnu Tõniste ja teisel pool Jüri Tamm, siis Urmas Sõõrumaa ja omal ajal kampaanial, kui oli see presidendivalimiste ralli, tõi ka välja kuskile, et kui tema saab presidendiks, siis tema paneb Tõnud ja Jürit tööle. Nüüd Jüri Ratase asemel on Jüri Tamm, mina olen siis endiselt olemas siin, nii et meie siis veel omakorda kureerime kõiki neid nii-öelda täitekomitee liikmeid, kes siis alaliitudega peavad läbi, aga no siin on lihtsalt pisteliselt selline ülevaade, aga mõte on see, et need täitekomitee liikmed siis peaks vähemalt korra aastas juhatuse koosolekul käima, tutvustama EOK nägemusi, saama ka selle ala muredega kurssi ja paljudel alaliitudel on ka mingid suured rahvusvahelised võistlused ja ka Eesti meistrivõistlused, nii et siis oleks ka EOK esindaja seal olemas, et need on need võib-olla sellised põhilisemad muudatused, mis selles vallas tehti. Noh, ongi aasta lõpetamised veel ja suured mingid tähtsad üritused. Nii et selle ma mõtlengi ära, et ma pole professionaalne seminaridel esineja veel, et ma natuke vaatasin mul infot rohkem, ma PowerPointi ei teinud, aga et nüüd järgmine teema on siis see suurem muutus, et tegelikult moodustati EOK täitekomitee liikmete baasil siis 16 komisjoni, ehk et jälle täitekomitee liikmed oleks aktiivselt kaasatud ja et omakorda need komisjonide läbi sinna kuskil plaanis oli 5-7 liiget kaasata, igasse komisjoni saaks kaasata ka aktiivseid ja edumeelseid inimesi, kes tahavad sporti aidata ja panustada, nii et ja kõik me saime, komisjonid said siis ka omal nii-öelda EOK tegevpersonali poolt ka nagu vastutaja ja assistendi siis. Et kõik ei ole, aga tippspordi kvaliteetspordikomisjon on see, mida mina juhin. Ma arvan, et EOK raames see on üks tähtsamaid, kuna tegelikult EOK tulemusi ikkagi rahvas ja väljapoole hinnatakse kõige rohkem just nende olümpiamedalite, olümpiatulemuste ja tipptulemuste poolest. Aga tegelikult komisjone on palju ja paljud need komisjonid ka kattuvad omavahel, need natuke, eks see aeg loksutab paika, aga on veel veidi ebaselge, et siin kas tippspordi poole väga sõltub tippspordi poole peal ka treenerite teema, on siia kaasatud, väga on kaasatud teadus, spordimeditsiin, tegelikult on ka rahanduskomisjoni teema, kas raha tuleb või ei ole, nii et need on need valdkonnad, mis on ja see on põhimõtteliselt nüüd suuremad muudatused, mis EOK töös, et täitekomitee liikmed siis peaks nagu panustama. Tunnistan ka ausalt, et siiani väga pole veel on osad komisjonid, kes peavad ja on sunnitud ja on ka koos käinud, on osad komisjonid, mis väga aktiivselt veel pole töösse läinud, aga tegelikult oli ju ka
suvi vahel olümpiamängud ja ma loodan, et sügisest läheb see tööle ja võib-olla ajapikku siis mingid komisjonid lihtsalt muudetakse ja üheldatakse. Siis mina räägin nüüd täna siis tips- ja kvaliteetspordikomisjon, ehk et tegelikult ikkagi kogu tippsport on siis meie nii-öelda komisjoni all kureerida ja kvaliteetsport on nüüd see mõte, et selline nii-öelda Eesti ja Baltikumi tasemel sport, ehk et Eesti meistrivõistlused värgid, mis on ikkagi ka ju tippsport, aga ta ei ole nüüd päris rahvusvaheline. Mina olen esimees ja tegelikult ennem oli ka see komisjon olemas, aga ta oli nagu rohkem sellise nõuandva suunitusega EOK presidendile, siis täna on, ma arvan, kuna ta nagu uue süsteemis natuke rohkem meil võimalus ka võib-olla sõna sekka öelda ja ära teha siin kogu selle tippspordi arendamise. Ja komisjon on ka eelmises suht sarnane, lihtsalt võtsin nimesid juurde siia, et eelnev oli seal 5 liiget ja ma arvan, et ma läksin küll meeskonna tiimiga 8 inimest on meil komisjonis ja tegelikult on kõik sellised päris suur osa endised tulemustega tippsportlased erinevatel valdkondadel, kõik on ka aktiivselt täna spordiga seotud, on ka mõni treener siin pundis, nii et meil peaks olema päris korralik selline seltskond, kes suudab adekvaatseid otsuseid selle tippspordi osas teha. Näete nimekirja, et see on päris sellised julged, sõnakad ja energilised inimesed on seal pundis, nii et ega nende komisjoni koosolekute pidamine ei ole kõige lihtsam asi, aga oleme siiani hakkama saanud ja otsused on teed kõik meil konsensuse kohaselt nagu ühiselt vastu võetud, et selge. Me vaidleme ka pärast, aga tegelikult seal meil on kõik nagu omavahel ikka läbi argumenteeritud, et ei jää nagu väga suurt midagi õhku. Siis olümpiamängud olid tulemas ja tegelikult see vana süsteem, just tippspordi rahastamise süsteem oli palju kriitikat saanud ja kindel soov oli teha ennem olümpiamänge ikkagi ära tippspordikomisjoni poolt veidi muudatusi tippspordi, olümpiad just tippspordi rahastamisel ja nende põhimõtete ja kriteeriumide vallas ja kinnitan, et täitekomitees ära ennem olümpiakomiteed, et kui sportlased lähevad sinna olümpiale saaksid nad rahulikult, nad teaksid, mis tulemused on need, kus nad siis saavad mingi rahastuse ja kõigil oleks nagu selge pilt silme ees. Tegelikult me räägime täna, see on 2,6 miljonit eurot, mis on riigi poolt, mida me siin nagu jagame või millele me kriteeriumid teeme, mis on riigi poolt siis 1,8 miljonit on kuskil seal hasartmängu seaduse põhjal tuleb ja siis on veel riigi eelarves sihtfinantseering veel kuskil 800 000, nii et kokku on see 2,6 miljonit ja sealt läheb ka veel antidopingu valdkonda ehk et dopinguproovid ja selle asja üleval hoidmine, kus siis 120 000, siis läheb või 180 000, siis spordimeditsiini läheb siit 120 000 ära, tegelikult on siis veel treenerite peale kuskil 353 kuni 400 000, nii et sportlastele nii-öelda reaalselt nagu soorituse tegemiseks, toetuse andmiseks ja palga maksmiseks jääb siin kuskil 1,7 miljonit eurot. Ja mis nüüd siis olid need nagu põhisuuremad muutused varasemaga, mis me siin tegime, et kindlasti see, et see koefitsient, mis varasemalt kõikus, olümpialähenedes suurenes, peale olümpiat läks 0,4 peale, et tegelikult sporti sa teed kogu aeg ühte moodi, käid võistlustel, mõnikord käid sa isegi siin peale olümpiat või olümpia vaheaegade keskel on veel sul kõige suurem vaja panustada sporti, käia võistlustel, valikvõistluste tsüklid on tiitlivõistlused vahepeal, nii et teha nagu stabiilne rahastus kõigile, et kadusid ära koefitsendid ja on konkreetne palgafond ja ettevalmistusfond, kus oled nüüd teatud kriteeriumid ära täitnud. Et kohtusime ennem seda otsust veel 20 alaliiduga, alaliidud esitasid veel omakorda oma nagu nägemused ja ka oma sportlased, keda nad siis kuskil näeksid, nüüd see puudutab rohkem C-d, aga nüüd samaaval minna, siis A-kategooria on siis meie tipud, kes on juba tõestanud ära, et nad on tasemel head, maailmatasemel sportlased ja palgafond on selline, et siin vahepeal ka tõlgendati, et see on kättesaadev raha või palk, tegelikult see on palgafond, mis läheb neile ja kui oleks keegi tiitli toonud, sest riik
ikkagi seatakse tiitlite järgi just pingeritte, aga meie leidsime, et väärtustaks just tiitleid, nii et maailma ja olümpia võitja palgafond oleks 4000, aga muidu, kui sa oled A-kategoorias, siis sul on palgafond 2500 ja ettevalmistusraha 2200 eurot iga kuu ja see B-fond on siis OM 4-10, MM 4-8, EM 2-3, et siin on palgafond 1600 ja ettevalmistustoetus 1400, et varem oli A, B, C ja D kategooriad veel, et me tegelikult kadus nii-öelda endine C ära ja D läksid, et nüüd on nagu C kategooria on siis need, kes siia ei mahu, et tähendab, okei, A, B on veel 12 kuuks, tähendab see, kes nüüd loobub A, B kategooria sportlane, kui mõni on teinud tulemuse ära, pärast teatab, et ta loobub spordis, siis tema ikkagi see raha, palga ta saab aasta aega kätte, aga ettevalmistusraha läheb siis 12 kuud alaliidule, kuna alaliit on teda ikkagi ettevalmistanud ja toetanud. Nüüd endine D ja C raha, tähendab endine D, tänane C ettevalmistusraha on 500 eurot kuus ja see 6000 eurot aastas ja see nimekiri kinnitatakse nagu aastaks, ehk et nüüd mõte on nagu see, et tegelikult meil on seal komisjonis ka Martti Raju, kes on tippspordi direktor või spordidirektor EOK-s, et üheselt me nagu tahame rahastada C-kategooria rahadest neist, kellel on potentsiaali jõuda tulevikus nii-öelda A ja B kategooriasse, kellel on eeldused sellest, kes näevad selleks vaeva, pühendunud 100% ja me võib olla pigem selliseid keskmiselt tugevaid sportlasi, kes on juba siin 30 võib-olla üle, aga pole suutnud sinna maailma 3-40 sisse kuskil eriti tulemustega jõuda, et me pigem annaksime võimalusi noorematele veel reaalselt oma võimeid nagu realiseerida ja näidata oma potentsiaali ja kui on valikukohad ja pigem nagu nii, et ikkagi selge suund on see, et C-le annaksime kategooriasse, võtame sportlasi, keda me näeme, et on eeldused tulla maailmas lähitulevikus sinna 20 piirimaile või ettepoole. Ja leidsime, et olümpiajärgselt kaks sportlast saab C-kategooriasse nendelt aladelt, kes on siis ennast olümpiale kvalifitseerunud. Ehk et siin oli 13 ala, kes olümpiale nagu said. Nüüd teine põhimõtteline muudatus oli see, et peatreenerid enam ei ole need, keda nagu toetatakse. Varem oli alaliitudel toetati peatreenereid, tegelikult enam tihtipeale paljude alade peatreenerid ei olnud üldse sportlastega seotud, ei treeninud neid. Me tahtsime minna seda, et ikkagi toetust saavad need reaalsed treenerid, kes tippsportlaste ja ka selle nii-öelda järelkasvuga, kes on potentsiaalsed tipud, reaalselt tegelevad igapäevaselt. Ja kui peatreener on kui nende otsene treener, siis väga hea, siis see kattub, aga et ikkagi saavad rohkem raha need, kes reaalselt trenni teevad, mitte administraatorid. Ja siis võistkonna aladega on nii, et teadupärast võistkonnaalad said, võistkondlikud sportmängud said siis ka siit raha, selle aasta lõpuni nad saavad, nad on arvestanud, aga et asi oleks nagu selge ja siis tegelikult tulevad nende rahastamine, tuleb teistest allikatest Kultuuriministeeriumi kaudu, mis antakse EOK-sse ja nad saavad isegi rohkem raha kui siit, aga tegelikult siit võetakse välja see, et kuna nendel ei olnud nagu mingid paljudel pallimängudel lootuski olümpiale saada, sest see raha on ikka suunitlus tippsport, olümpiamängud just heaks esinemiseks olümpiamängudel. Nii et nemad saavad nüüd muudest allikatest ja see on ka üks eesmärk EOK-le, kõik oleks hästi selge, lihtne, läbinähtav. Kui on mingi ala, kuhu antakse või mingi valdkond raha, siis antaksegi sinna konkreetselt, mitte selles valguses ei saa ka mõned teised sealt kõrvalt, sellepärast et nad on lihtsalt pikka aega saanud ja jätkaks nagu samamoodi. Ja talialasid me ei puudu, sest talialadel on ka omad lootused olemas. Nende need koefitsiendid on just kõrgemaks läinud olümpia lähenedes, et nendel tuleb ka uus süsteem seoses siis, kui saab taliolümpia 2018 nagu läbi. Ehk et tegelikult nüüd need muudatustega me ka väga tihedalt suhtlesime sportlaskomisjoni esimehe Gerd Kanteriga,
võib-olla algus olid need natuke pehmemad, et oleks natuke rohkem valdkondi, ka tegelikult kukkus ära, varem oli ju universiaadi võitja siin sees, tegelikult oli ikka, kes said nagu palgaraha, oli ikka olümpial kuni 12 ja ka EM-i 4. koht, aga jällegi meil on ikkagi eelarve ees, me peame kuidagi sinna mahtuma ja tegelikult treenereid sai nüüd oluliselt rohkem siia nagu rahade peale. Nii, ma panen nüüd tulevad siis need sportlased tegelikult, kes siis reaalselt nüüd siin 1. septembrist rahade peale said. A-B-ga on lihtne, need, kes täitsid kriteeriumid ära, on täitnud ja mahtun, need on nüüd A-kategooria rahade peal, on meil täna siis hetkel, nimed, kes siin on, olümpialt, nii mõnegi pehklejad on siin sees, nad on ikka varasemalt juba siin oma Euroopa meistriga ja sõudjad oma olümpiamedaliga on 8 aastaks ilusti sees ja varasemad ka siin Mart Seim ja Nabi Eppmäe ja Belja, et siin Kristiina Kuusk. Et siin mõned tegelikult sportlased kukuvad nüüd varsti jaalt, ega Eppmäel on järgmine aasta oktoober, sinnamaani vaja tulemust teha, kes nüüd värskelt olümpial ebaõnnestusid. Katrina Lehis on MM-i 6. kuni juuli 2017, tähendab siis B-s sees ja tegelikult on siin sees B-s nüüd meeskondliku vehklejate tiim, kellel ka tegelikult juuli 2017, kuna nad uut tulemust ei tee, kukuvad nagu C-sse ära. Et siin on circa, ja Arusaar tegelikult kukkuski nüüd oktoobrist C-kategooriasse ära, kuna ta enam oma tulemustega kahjuks siia ei mahtunud ja lootsime, et olümpial äkki tuleb jälle korralik tulemus, aga paraku ebaõnnestus. Ja tegelikult nüüd siis peale kohtumisi alaliitudega ja peale ka tõsiseid arutelusid siis C-kategooria rahade peale siin siis järjest sulgpallist 3 inimest, Kristin Kuuba ja Helina Rüütel vist napilt jäid olümpialt välja. Naiskonnana siis triatlonist on 2 inimest, sõudmisest. Tähendab, ma ütlen, et C-kategooria sportlaste tegelikult arvestamisel me ikkagi väga üheselt arvestame ka seda, et mis traditsioonid on Eesti spordis siin, mis alad on need, kes on toonud meile medaleid, kes suudavad hästi esineda, kus on teadmised, kus on ka sportlased ja et ega tegelikult need on kõik nagu need põhjused, mida me nagu arvestame, kui me neid nimesid siia panime ja jällegi need on aastaks. Kõik need C-kategooria sportlased peavad esitama koos treeneriga meile oma treeningplaani aastase. Me tahame aasta pärast üle vaadata, kas nad arenevad selles vormis või selles plaanis nagu on, kas nad käivad üldse võistlustel, mis on eeldus ja treeninglaagrites, et sa arened. Ja ega iga-aastaselt kindlasti need üle vaadata, kindlasti kukuvad siit osad välja, tuleb juurde. Me tahame jätta väikse puhvri, et kui kuskilt mõni üllatab, keegi altpoolt, kes ei ole, siis me saame teda ka kohe siia juurde võtta. Nii et jalgrattas on siin, judos on 3 inimest, 3 sportlast. Maadluses on ka tegelikult päris palju, seal on meil traditsioone, kust on ikka pidevalt tuleb nagu tipptuleme ja on treenereid ja pehklejates on päris suur osa A-s B-s, nii et siit tegelikult ka 3 kohta tuli neile juurde veel nagu nende perspektiivi poole pealt. Ujumises 2 kohta, varem oli ujumises rohkem, kahjuks komisjon meil ei leidnud, et sinna rohkem anda raha praegu. Ja laskmises 3, tõstmises 2 kohta.
Nende kaldkriipsuga on see, et tegelikult me tahame konkreetseid nimesid, siin paljud alaliidud on ka soovinud, et võib-olla saaks kuidagi ummääraselt või jagaks laiali neid, ei, me tahame ikkagi, et oleks sportlase koha peal konkreetne nimi, kes ikkagi on see, kes selle raha saab ja kes ka näitab oma plaanide ja tulemuste järgi siis ka, et me näeme tema arengut. Et kas ta nagu areneb edasi nii nagu plaanitud ja loodetud või ei. Nii et puretad on siin ka tegelikult kõik, kes olümpial käisid, kahjuks ACB-sse ei mahtunud, nii et nad on siin sees kõik olid 20 seest, enam-vähem üks Karl-Martin Rammo ebanes, oli 21 olümpial näiteks. Kergejõustikust on meil võib-olla natuke see nimekiri väiksem, aga jällegi, kui me analüüsisime just Tokyo olümpia perspektiive, siis tegelikult komisjon leidis, et need on need nimed, kes täna CS-se mahuvad. Paljud õnneks kergejõustik oli tegelikult olümpial meil üks edukam ala, et seal oli just selliseid positiivseid üllatusi ja võib-olla ootamatusi kõige rohkem. Nii et õnneks on sealt nüüd päris mitmed A ja B kategooria, pigem B siis rahade peal. Ja jällegi siin me hindasime neid, et mis alad kergejõustikust meile ikkagi tipptulemusi toovad. On teatud alad, on või odavise, on olemas 10-võistlus, mitmevõistlus, kettaheide ja ütleme ka nüüd tegelikult üllatas ikka siin Xenia Palta siin oma kaugushüppes ja ega Rasmus Mägigi, oleme ausad, võib-olla päris traditsiooniline ala ei oleks, aga need on need komisjoni nägemused, see on see, kus on täna ka neid sportlasi, kellel on perspektiivi Tokyo mängudeks saada mitte lihtsalt olümpiale, et meie päris ei poolda seda, et me toetame neid, et lihtsalt olümpiale saada, me tegime ikkagi tahaks toetada neid, kes toovad meile just häid tulemusi, pigem on 10 piirimaile tulemusi, ja ikkagi tulevikus medaleid, et see on see, mille järgi tegelikult ikkagi EOK tööd tegelikult hinnatakse, oleme reaalsed. Ja ka mõned alad, kes nüüd olümpiale ei saanud, aga siin on täitsa perspektiivikaid ja näha, et töö käib ja on lootust, et keegi seal arenevad, siis me anname ka neile võimaluse. Mõned olid ma nagu hindasin kas või võimlejaid, väga üheselt ütlesid ära, et tegelikult olümpia tippsporti neil täna raske teha, seal pole neil nagu sportlasi ja pole ka treenereid ja see nõuab nii palju pühendumist, see süsteem ei toeta seda, et teil reaalselt ongi ainult üks sportlane, keda esitada, nad ei hakanud rohkem esitamagi siia üldse sportlasi. Ehk et tegelikult, kui nüüd ennem olümpiat sai kokku kuskil 60 sportlast, ja need A, B, C kategooriaid kui ka siis täna on kuskil üle 20 on meil seal A, B-s ja 52 C-s, nii et tegelikult siis olümpiakomitee siin tippspordi rahade peal on siis üle 70 sportlase. Kus nüüd oli suurem muutus, tegelikult oligi seoses selle põhimõttelise muudatusega, peatreenereid enam ei toetata, kui nad ei treeni kedagi, vaid anname raha treeneritele, kes reaalselt treenivad, siis siin on meil nüüd tegelikult nagu 3 lahtrit, et tegelikult algus oli täitekomitees see otsus, et 600 on siis treeneri toetus, aga me ei taht ka karistada neid häid treenereid, kes tegelikult toovad meil tipud siin viivad medalitena või medalite lähedale. Ehk et tegelikult on 3 kriteeriumit, 600 saavad siis nii-öelda treenerid, 1200 saavad need treenerid, kelle sportlane oli sellel olümpial 10 sees ja 1500 saab siis need treenerid või täna siis Mati Killing, kelle sportlased tõid nagu medali. Et me kuidagi ei tahta, et uue süsteemi järgi näiteks Mati Killing, kes on ka peatreener, tegeleb täna see tipu medalimeestega kõigiga, tegeleb ka järelkasvuga, et ta nüüd kuidagi nagu rahas kaotaks siin selle uue süsteemi. Aga samas jälle meil on rahasumma ees, me peame laveerima, kuskilt tuleb ära võtta, et saaks. Ehk et kui ennem olümpiat sai või olümpia hetkeks sai 14 treenerit siit raamist raha, siis täna saab 35, nii et nagu just treeneritele ja nendele, kes meie tippudega tegeleb, kes tegelikult ennem praktiliselt ei olnudki kuskilt rahastatud, et tegelikult on meil sellist asja nagu sportlaste treenerid, said peatreenerid, ega väga neil ei olnudki kuskilt nagu raha saada, siis täna on neil vähemalt mingid võimalused oma sportlastega ka kaasas käia laagrites
ja see on nüüd ettevalmistustoetus, et seda ei pea kindlasti maksma palgaks treeneritele. Pigem on see, et kui tahetakse võivad ka palgaks maksta, aga et ta saaks oma sportlasega käia mõneski laagris ja mõnel võistlusel kaasas ja koos sportlasega nagu areneda. Nii, ja treenerid siin siis ka, ega selle me jätsime puhtalt, jälle alaliidud tegid taotlused, kaitsesid oma treenereid ja ikkagi tippspordikomisjon jättis oma pädevusse lõpuks need nimed otsustada, kes kus, et kes reaalselt siis toodavad tippe ja kes suudavad, vähemalt on hetkel nii, et nii-öelda meil olümpia 10 medalistide poole neid selliseid sportlasi nagu toota. Ja ega ikka jälle, see on paindlik, kui kuskilt tuleb mõni sportlane ja on näha, et aktiivselt keegi, siis me saame siia paindlikult alati nagu juurde, aga tahaks nagu ikka suures pildis aastase sammuga minna. Ujumise näiteks ongi, et kuna täna veel täpselt ei teadnud või siis see, et keda nagu nime panna sinna, siis ongi täna nagu peatreener ja tegelikult kergejõustikult on ka nüüd väikseid muudatused tulnud, kohe räägin tegelikult nendest, et kas või siin Puretamine hea näide, kui ennem sai peatreener Ott Kallas, kes oli tegelikult peasekretär, administraator raha, selles mõttes ma tunnen hästi seda ala, ma oskan rääkida, siis täna saavad 3 treenerit nüüd reaalselt siit liinist raha, kes igapäevast nende olümpialastega tegelevad. Et ma arvan väga, väga õiglane, et seda, ma ei tea, edetabeleid ja natuke plaane võib ka ühiskondlikus korras seal keegi alaliidus ajada, et seda ei pea päris, las treenerid ikkagi on need, kes saavad raha ja treenivad. Ja kergejõustikus on nüüd osa treenerid on jah, seal otse siis suurema raha peal ja siis osad on selle 600 euro peal. Nii, aga seal oli rohkem see, et on nagu alade lõikes, et on heitjad ja jooksja ja nii edasi, nii et kokku siis on need summad, mis siit tulevad ja mis ma nagu tahaksin rõhutada, et tegelikult me ju ei lahenda sellega veel kõiki probleeme ära, jällegi see on täna raha, mis meil on ja see raha 2017, mida me saame julgeme prognoosida, et me saame vähemalt oma lubadused nagu ära täita, me teeme kõik selleks, et see raha siia juurde tuleks, et meil oleks rohkem võimalust siia võtta nii-öelda võib-olla treenereid, ka sportlasi, aga kui oli nüüd tippspordi rahastamist, siis tegelikult on ju veel võimalus, et jagatakse ka riigi spordistipendiumeid 2 korda aastas, kus ka valitakse sportlased, sinna ei valita A, B sportlased, sinna saavad nii-öelda C-kategooria omad võiks sinna kandideerida ja see teeb omad otsused, nii et päris paljud sportlased perspektiivikas saavad sealt raha, see on summa aastas tegelikult vist ligi 125 000 eurot, ehk 6 sportlane, kes sinna saab 140 eurot juurde, siis on tegelikult ju EOK baasil Neinasel initsiatiivil väga tänuväärne asi on ka EOK järelkasvutiim, kus tegelikult ka paljud, kes meil siit ka saavad natuke lisa juurde, kes sinna nimekirja mahuvad, seal on ka oma kindlad kriteeriumid olemas. Siis on olemas ju EOK-l veel solidaarsusfond, kus näiteks nüüd taliolümpia läheneb ja sinna vist saavad 10 sportlast talialadelt sisse, kes saavad 1500 eurot vaatad. Iga kuu veel juurde, nii et jälle nagu võimalust alaliidul ja sportlasel areneda ja on ka noorte festivalid, noorte olümpiad, kus tegelikult on ka lisaraha EOK-st ja kes sealt nüüd, see on jälle nii, et osadel aladel ei ole päris neid, et see on aga osad alad, kes seal mahuvad sinna nendesse mängude raamidesse, siis neil on ka võimalust oma sportlastele seal nagu toetust saada ja mingid ettevalmistusraha. Ja muidugi omavalitsused ja alaliidud ka, eks jõudumööda kõik toetavad, nii et aga ilmselgelt on tippsport alarahastatud, eks näeb järgmine aasta, kas õnnestub midagi siia juurde saada just tippspordi poole peale, et ega nagu ma ütlesin, meil on komisjone palju, valdkond suur, ka tegelikult Urmas Sõõrumaa kandideerides tema üks põhiga kandev loosung oli ikkagi see, et just suurendada, kolmekordistada nii-öelda klubides liikuvaid
sportivate inimeste arvu, nii et eks ka sinna tuleb panustada, nüüd spordirahas kuskilt juurde tuleb, et eks meil loksuvad need asjad siin nüüd ajapikku paika, et kuhu need suunad pannakse, aga selge, et mina tippspordikomisjoni esimehena ja tippspordiga katsume võidelda ikka sellest, et meil tippspordis, meil on ikkagi väga valusad teemad, on treenerid, mis on ikkagi suures osas lahendamata, et meil noored tuleks siia selle alasse pühenduks südamega teeks ja saaks nagu väärilist tasu ja teine asi on ikkagi need noored just 16 kuni 22-3, kes ei ole oma potentsiaali veel realiseerinud, et neile leida ja kes ei mahu siia päris veel A-sse, B-sse ja ka C-sse, et siis seda saaks natuke laiendada ja sinna nagu rohkem võtta sportlasi, aga võib-olla selline on niisugune kiire ülevaade, et jällegi ütlen, see komisjonis arutasime sportlaskomisjoni ideid ja ettepanekuid ja eelarve mõttes pidime seda natuke koomamale tõmbama sportlaste arvu ja treenerit tuli juurde, ka sportlasi võib-olla oleks taht seesse rohkem, aga me lihtsalt ei julge panna praegu. Vähemalt mingi kindel rahastus ja ega nagu on, et saavad need, kes on talendid ja on spordis tulemust näidanud, nemad saavad rahulikult sporti edasi teha, nendel on nüüd toetus nagu olemas ja kindlus. See on ju väga tähtis asi, et nemad saavad oma spordi nagu, ehk kui sa oled kuskil maailma tipp, sa saad nagu rahulikult tipuna edasi tegeleda, siis siit on ka ikkagi järelkasv, ehk kes on potentsiaalselt olümpiale saajad ja arenevad edasi, nemad saavad siit toetust ja ka ikkagi treenerid, suur osa, kes tippudega tegelevad järelkasvuga, saavad siit, et ma arvan, et siit on ikkagi võimalust toota midagi, aga jälle, ma ütlen, meil läheb kaduma natuke ennem kui siia jõuab päris palju andekaid noori, nii et see on valdkond, mis on täiesti alarahastatud praegu. Et arusaadav, et Eesti väike riik ja pole ka kõige rikkam, aga kui me lähme olümpiamängudele, me peame võistlema inglastega, sakslastega, prantslastega, kelle rahastamine tunduvalt suurem, et kas on näha või kas võiks loota, et see 2,6 miljonit muutub 3-4 korda suuremaks summaks lähiaastatel? Järgmine aasta ei ole, nii palju kui nüüd EOK-sse võib-olla siin tuleb raha mingit pidi juurde, siis suures osas läheb see alaliitudele tegevustoetuste suurendamiseks, ta läheb ka tegelikult noorte saavutusspordi sinna teatud kriteeriumite järgi jagamisele, nii et selles mõttes on, aga ega seal on ka palju ju pallimängudele, mis ongi väga suur osa Eesti spordist üldse, et samas oleme ausad, pallimängud enam peaaegu keegi siit olümpiale nagu ei lähe, nii et ega päris palju spordiraha läheb ka sinna, mis selle traditsioonide mõttes on väga vajalik ja ka emotsionaalses mõttes, et nii ta lihtsalt on. Kas, ütleme, mõeldes Tokyo olümpiamängudele, et kas saab küsida, et kes vastutab, et seal medal tuleks? EOK vastutab. EOK ongi Eesti olümpiakomitee, kes siis veel ja see ongi see, et me võime küll, meil on nagu hästi palju kuidagi antud neid kohusi kogu Eesti sporti siin juhtida, teha liikumist, koolisporti, ülikoolisporti, nii-öelda kaudses mõttes kõike kureerida ja ka tegelikult vahendeid ega siis nüüd väga palju ei ole, et see ongi üks põhiline vahend, mis siit tuleb, on ju, kus on konkreetne asi, konkreetne sihtotstarbeline, nii et nii tuleb nagu hakkama saada siin. Teistpidi võttes jälle EOK on seotud ju riigieelarvega, ehk siis, ma ei tea, Eesti Vabariigi valitsusega, kes annab see nagu praegu 2,6 miljonit ja mitte rohkem ja kui seda on ilmselt vähe, et see on nüüd tegelikult 2,6, see ongi nagu hasartmängumaksu rahas konkreetne sihtsuunitlus, just olümpia tippsport, ütleme, ja et tegelikult olümpiakomitee saab veel eraldi raha, tuleb veel kuskilt eelarvetest natuke sinna tegevustoetust talle ja ma tahtsin jõuda selle peale, et sinnani, et EOK-l on ju ka raamid peale pandud, et kui suur on see mängumaa, et see suhtes, kas äkki vastutajal hoopis peaminister hoopis? Ütleme, meie asi, eks sa kaudses mõttes ongi riik, et kui ta ei hinda, ei taha, et rahvas oleks tervem, elaks kauem, töövõime oleks suurem, et lapsed juba noorest peast liiguks ja suureni välja, et siis ta lihtsalt nii on, et ta ei panusta minu arust piisavalt, aga täna meie halada nagu pole mõtet, me peame hakkama saama selle, kes on, seda võimalikult efektiivselt jagada. Uus president on pukis, uus sponsorprogramm nii-öelda käiakse mööda firmasid, selgelt üritatakse võimalikult palju erasektorist veel raha juurde saada, rahanduskomisjonis on ka hääleproua meil seal, nii et tegelikult Reet Hääl, nii et tegelikult see teeb oma tööd nii-öelda plaane, kuidas ka riigilt raha võimalikult nagu
välja siis või tõestades, et seda raha on nagu otstarbeks ja vajalik panna siia juurde, nii et see töö käib jällegi, et ega see on nagu pikad protsessid, et eelarve ka riigil on juba järgmiseks aastaks tehtud, et kui nüüd selle 4 aasta tsükli jooksul siin need sammud kuskil muutub, siis oleme ausad, et on päris hea töö jälle tehtud. Kas EOK mõtleb, kuidas panna praegusele peaministrile selline hea mõte pähe, et tuleks tippsporti toetada rohkem või valida selline peaminister, kes toetab, et hea näide on Inglismaalt, kui aastal 1996 tollaaegsele peaministrile John Majorile hakkas vastu, et inglased saavad nii vähe medaleid ja hakkas massiivselt panustama tippsporti ja nüüd Rios oli ta USA järgi teisel kohal medalite arvu poolest. Kas Eestis oleks asi võimalik? No ma arvan on, aga jälle võib-olla kõige õigem oleks siin vastama EOK president Urmas Sõõrumaa selle teema peal ja tegelikult on meil seal aparaat olemas, tublid inimesed, kes hommikust õhtuni igapäevaselt tööd teevad, sinna meil tuleb vist juurde nüüd üks PR-i valdkonnaga ehk et see väljapoole nagu suunatud info ja jagamine ja EOK promomine, nii et saaks nagu atraktiivsemaks EOK-d ja lähemale nii alaliitule, sportlastele kui ka üldsusele. Nii et see teema on, aga jälle eelarved on paigas, aga selle nimel tehakse tööd ja meie oleme nüüd oma nišidega jaotatud ära, et päris mina pole nende rahaasjade ja sponsorprogrammidega tegelikult nagu tegelenud, et üritame siin vabast ajast panustada kõik nii nagu suudame ja oma valdkonda siis nagu kuidagi kureerida ja hästi teha. Ütleme, siingi nendes tabelites oli näha, et näiteks kergejõustikus, kui sportlased said kuni Riia olümpiani 1330 € kuus, siis seal oli vist 7 sportlast, siis nüüd saavad nad 500 ainult, et see on pea 3-kordne ja 4 sportlast ei saa üldse. Aga ütleme nüüd natuke on jälle, see ongi veidi, üritanud oleme ebaõiglust ja ebavõrdsust ja ehk et ka need valikvõistlused, mis siin nüüd kirja said, on see, et tiitlivõistlused on see, mida me väärtustame, ehk et on maailmakarikad, igasugu võistlused, kus käiakse, näidatakse nii-öelda häid, aga neid ei saa mõõta. Tiitlivõistlused on need, kus kõik panustavad riigid ja lähevad sinna maksimumtulemust. Ja me tahaks, et meie sportlased esinevad hästi just tiitlivõistlusel, et see on see nagu hästi konkreetne sõnum, et seal tuleb hästi esineda. 1 aasta ei õnnestu, 2 aasta õnnestub, kui sa oled hea, sul 2 aastat on võimalus jälle teha, et just see valmistu selleks võistluseks näita tulemust nagu seal võistlusel. Kas EOK-l võib olla julgust välja valida näiteks 10 spordiala, millelt oodatakse medalit MM-ilt ja OM-ilt ja teisi? Aga me natuke tegimegi, kui ma rääkisin ennem, et meil on teatud alad, valdkonnad, kus me tegelikult on traditsioonidega toodame ikka teatud tsüklite järgi medaleid ja on täna näha, et on kogemused, ajalugu, traditsioonid olemas, ka treenerid olemas, siis natuke võib-olla sinna panustamegi rohkem, sest ikkagi väga suur tõenäosus on, et sealt tuleb jälle järgmine nii-öelda. Aga hoiame silmad lahti, et ega kui kuskil keegi tuleb ka veidi kõrvalt või mingi erandvariant, seal tegelikult väga palju on täna ju isa-ema najal need sportlane vanematega, see need projektid, et ega tegelikult sealt võib ka ja võtame kohe, kui võimalik on oma nagu tiiva alla. Et enamus aladel käib põhiettevalmistus sportlase klubis, aga praegu käib rahastamine läbi alaliitude ja nii mõnigi alaliit võtab sealt veel oma noosi ära, enne kui see raha jõuas. Kuidas? See on paigas, et ei võta, et siin me olemegi, eks alaliitudel on ka traditsioonid ja kogemused, näiteks kergejõustik, tema on ka kogub võib-olla mingit fondi, et siis toetab neid, kes võib-olla on natuke vigastatud mingid perioodid, Xenia Balta on hea näide, et vahepeal ta pikalt ju ei teinud, aga tegelikult sealt alaliidult toetust saab, aga jällegi, kui meie tegime omal ajal tippsporti olümpia, kui meil oli sponsor olemas, siis meie kogu olümpiakomiteelt saadud raha läks tegelikult Purjespordiliitu teistele. Ehk et ma nagu ootaks ka täna nii, et neid väiklaseid selliseid võitlusi siin mina saan, minu raha, et ikkagi kõik peaks nagu tervik olema, et koostöö alaliit, sportlane, aga meie ikkagi jälgime täna, et see on mõeldud nimeliselt sportlasele, treenerile ja et ikkagi tema peab nagu selle raha saama, kui sellega nüüd suudetakse kuidagi efektiivsemalt teha või kui on tiimil kaasas massöör või mingid muud kulud, et sealt võib ka sellest rahast võtta, kui see selle sportlase peale läheb, et need asjad on ikkagi läbi räägitavad, aga ikkagi suures osas peab see raha kõik minema nagu üheselt nagu sportlase ettevalmistusse.
ei noh, ma tean, et ka sellest rahadest, mis siin näidatud on, võtab alaliit üht-teist ära, et ei, pigem on nii, et ütleme nii, et paljudel on võib-olla A, B, ma julgen öelda, et paljud alad tõesti tekkis isegi huvitavaid probleeme meil nüüd, et isegi ei suuda ära kulutada seda, mis siis saab, kas ma ka seda palka võin võtta ikkagi ettevalmistusrahana ja nii edasi, et me ei taha nagu erandeid, selge erandeid võib teha, kui on väga põhjendatud, aga me tahaks ikka, et sportlane on garanteeritud, et ta saab nagu tasu oma töö eest, ta on maailma tipp, ta saab nagu haigekassa, kõik on olemas, et kui nüüd tõesti mingi väga erand case on, noh, Baltaga siin tegelikult on üks, et siis võib-olla võib natuke midagi mõelda teistmoodi, on ju, aga et on nagu raamid, reeglid paigas ja kõigil lihtne nagu jälgida. Et oli ka juttu, et selle toetuse eest oodatakse sportlastelt siis medalit või siis kohta olümpia esikümnes, et kas C-kategoorias? Või ei tead, meil on nii, et A, B on tulemuste, aga ütleme, et C jaotamiseks põhimõte on, et vaate ka Tokyosse või ka natuke edasi, siis tegelikult võtaks neid sportlasi, kes on arengus ja kellel on lootust, et nad arenevad sinnamaane ikkagi välja, et nad suudavad tuua meil seal vähemalt maailmas kui 20 hulka jõuavad. Et me võib-olla natukene välisime mõned sportsed täna ka, kes on väga tublid, aga tegelikult nagu tippspordikomisjoni ühiselt leiti, et võib-olla nad ei ole päris enam võimelised väga arenema edasi, et neil on nagu lagi käes, et ei ole nagu mõtet pikka perspektiivi vaadates nagu sinna panustada. Ja kas see tippspordikomisjon leidis, et see selline rahastamine on piisav, et ei tekiks lähiaastatel mingit krahhi, et treenerid loobuvad, sportlased loobuvad, alad, näiteks kas või murdmaasuusatamine kukkus väga kiiresti. Et siin on talialad jooksevad praegu ilusti, ma kardan uue süsteemi järgi, kui nad nüüd 2 aastaga ei parane, siis on oht, et neil tõesti läheb kõvasti vähemaks raha, aga jälle see, et kui seal täna ei ole sportlasi, keda just tippe, siis nii lihtsalt ongi fakt, et ega siis hakkab see jälle pihta, et see treenerite teema, et meil oleks korralikult see kui treenerite pagas, koolisport, ülikoolisport, et sealt saaks ahel tulla ja ma loodan, me saame siia ka tekitada vahele veel ühe lüli, ongi see, et nii-öelda perspektiivikad noored vanus 16 kuni ala 22-3, et sinna rohkem raha suunata, et siis saaks treenerid, aga treenerid siin ju said, täna on tegelikult 20 treenerit rohkem kui varem, nii et ma loodan, et natuke me pigem aitame treenereid sellega. Ei, kindlasti iga euro on abiks, aga lihtsalt kas see, ma õpetan tudengeid Tartu Ülikoolis ja kui tudeng näeb, et osad olümpiatreenerid saavad see 600, varem ei saa midagi. Jah, aga osad ka midagi ei saa, et kas on nende jaoks motivatsioon, et pühenduda selle peale, et pigem jääda siis lastetreeneriks, asi on lihtsam, elu lihtsam. Aga täpselt nii, meil on olemas treenerite komisjon, mis kahjuks väga pole tööle hakanud praegu minu nägemist, mis oleks pidanud juba tihedalt koos käima, ehk et hea meelega tahaks nagu üle võtta selle asja võib-olla mingi hetk või vähemalt kõvasti sinna peale, sest tegelikult see ongi, nemad peaks alustama oma need valukohad ära, aga ma näen, seal on hästi palju valukohti treeneritele, täpselt seesama, et tegelikult tippusid treenivad treenerid täna ei ole rahast, nad saavad raha laste sportimisest, lastega tegelemisest ja kus siis spordikoolis, aga see on neil eralõbu, et see ei ole jätkusuutlik. Jah, ja meil siin konverentsi esimeses pooles oligi juttu sellest, et see treener, kes tegeleb lastega, noortega, et ega võimalus ei ole tipuga tegeleda, et sul peab vähemalt üks 30, 40, 50 last olema ja kui sul on kaks head sportlast, siis kuidas sa seda aega jagad? Ei, täpselt nii, et ma ütlen, siin on nii palju teha, et see on nüüd esimene samm, kus me saime võib-olla ühes vallas minu nägemist pidi küll natuke treeneritel nagu abiks tulla ja saab oluliselt rohkem ja tunnustame selle läbi ka neid treenereid, nad saavad oma sportlastega käia, aga ega pikk tee on minna. Siin olid rahad ees, mängisime sees ümber, võib-olla natuke mõne sportlase hinnaga, et tegelikult treeneritel läheb nüüd natuke rohkem raha, me loodame, et ta toodab ka sealt järgmisi sportlasi juurde, nii et tuleb siit selle võrra võib-olla ka teisi tulemusi ja käib ka teised sportlased käivad ju ka kaasas laagrites ja võistlustel, et ta saab seal neidki juhendada.